Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud minister. Hakkasin uurima asja ja selgus, et teie valdkonnas olukord on päris halb. Põllumajandus, mis kunagi oli meie majanduse kindel alus, on täna süsteemses languses. Üle poole toidust imporditakse. Kohalikud põllumehed ei suuda konkurentsid püsida, sest riik ei paku neile piisavalt toetust ega stabiilseid tingimusi. Maa jääb harimata, noored lahkuvad maapiirkondadest ja põllumajandustootmine muutub kahjumlikuks. Ühe suurenevate globaalsete riskide, olgu need kliimast või geopoliitikast tingitud, tingimustest tähendab impordisõltuvus haavatavast. Ilma muudatuseta põllumajanduspoliitikas, ilma selge strateegilise plaanita on tootjate toetamiseks võib Eesti lähiaastatel lõplikult kaotada kontrolli oma toidutootmise üle. Ja minu küsimus on, kas teil on olemas selline plaan? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest, hea kolleeg. On tõsi, et viimased paar aastat on olnud põllumajandussektori jaoks väga suurte väljakutsetega, ebastabiilsed ilmastikuolud, kliimamuutustega kohanemine ja ka muud faktorid on sinna panustanud. Me riigi poolt oleme teinud omalt poolt nii palju, kui me suudame, et neid kahjusid korvata. Näiteks viimase paari aasta saamata jäänud rapsisaagi kompenseerimiseks eraldasime 13,3 miljonit eurot, et aidata siis põllumajandusettevõtetel enda bilanssi parandada saamata jäänud saagi pealt. Ja toiduvarustuskindlusel on 4 sammast. Üks on siis, kui palju me tarbime ja toodame selle tasakaal, tõepoolest seal on arenguruumi. Meil on väga hästi on viljakasvatamisega, väga hästi on piimatoodetega, kehvemini on näiteks köögiviljade ja marjadega. Et see olukord on meile teada, me mõistame seda ja teeme koostööd ka sektori esindajatega, et võimaldada neil paremini neid valdkondi arendada. Teiseks on ettevõtete toimepidavus. Selleks, et me saaksime toota ka toitu saartalituses, on meil vaja, et ettevõtted saaksid toota iseseisvalt. Selle jaoks oleme me hetkel siis välja pakkunud või loonud meetme, et on võimalik akusalvestid luua, on võimalik generaatorid osta, et tootmine saaks jätkata ka elektrikatkestuse ajal. Kolmandaks on siis väliskaubandus, et juhul, kui meil peaks kriisi korral tekkima saartalitus, nagu enne mainisin, siis on oluline, et me hoiame suhteid liitlastega, paneme paika tarneplaanid, eriti just põllumajandussisendite osas, mis meil endal riigis on puudu. Praeguse hetkel oskan välja tuua selle, et kui me kohapeal suudame toota, on vaja ka kohapealset sisendit. Näiteks haudejaam on üks asi, kus me saaksime koha peale tuua ka tibusid, et meil oleks võimalik nii kanamunade tootmist jätkata kui ka broileri tootmist jätkata, et sellega me hetkel tegeleme ja üritame seal lahendust leida. Ja 4. sammaks on siis varud, ehk siis riiklikud varud ja inimeste enda varud, et samamoodi kriisipoodide toimepidavus, kriisipoodide plaan meil praegu on välja arendamisel, et juhul, kui kriisiolukord on, et poodid oleks võimalik jätkuvalt varustada siis ümberkaudseid inimesi toiduga. Aitäh!